see me ei ole nagu söönud ennast läbi suurte pakkide neid mõnusat maiust, no viimasel ajal enam. See siin on lugu matemaatikast, statistikast ja suhkrust. Ja meil on väga hea meel seda lõpuks teiega jagada. Ehk siis, Kalevi kommivabrikus toodetakse mõnusat maiust, see tehakse üks suure plaadina. Puff. Siis tuleb see suur plaat, sõidab kuskil masinale, seal lähevad paljud noad ja nii, hadža! See tehakse väikesteks tükkideks ja siis see üks väike tükk pannakse pakki sisse ja me tahame teada, kui suur on see plaat, kus see tuleb ja siis ei jäägi muud üle, kui süüa hästi palju mõnust maiust ja panna kirja, kui palju mingeid tükke on. Kõlab lihtsalt. Tegelikult kulus meil aasta aega, et sellesse punkti jõuda. Ja ma arvan, et me peaksime alustama algusest. Me oleme palju söönud mõnusat maiust ja mul on eelistus selle osas, millist mõnusa maiuse klotsi ma tahan süüa. Sest et mulle meeldib, kui seal on võimalikult vähe lõikeid, ma näen seal kõige rohkem seda kaetud magusat osa. Ehk siis sa tahaks sellist, kus on nagu igal pool on need munad näha või? Neljas küljes? Just, ma tahaks siukest, et kogu see klots on, ta ei ole kuskilt lõigatud, kõik küljed on munad. Aasta tagasi ma kurtsin Raidile, et kui ma võtan mõnusa maiuse, siis sellel on alati mingisugune lõigatud külg. Ja no ma tahaks saada sellist, kus mul ei ole lõigatud külgi. Ja Raid vastas mulle, et mis sa vingud? Sul on alati vähemalt üks külg, mis on lõikamata. Nii et sul on alati neid terveid palle ka. Jaa, ehk siis minu hüpotees oli see, et sul on siuke plaat ja sul on lõigatud keskelt pooleks ja tehtud niimoodi. Noh, mis tähendab, et sa saaksid alati need nagu mummu küljed, vaata. Jah, et igal sellel peaks olema mummu külg ja siis, kui ma vingusin, et miks on ära lõigatud, siis ta oli mingi, sul alati on vähemalt üks, kus sul on mummud, et nagu ole õnnelik. See, milline see plaat välja näeb. Mina kujutasin seda ette ühtemoodi, Raid kujutas seda ette teistmoodi. See oli meil päris pikalt jälle edasi-tagasi arutelu iga kord, kui me võtsime uue mõnusa maiuse ja siis tabas Raidi valgustas. Vabandada teie ees. Ma olen väitnud varasemalt väga ühest küljest midagi ja ma võtsin praegu mõnusa maiuse, kus on keskmiselt 25 grammi toodet sees. Ma ei tea, kes te olete sellest valmis. See on keskmine tükk. Mul oli õigus! Mis me siin nüüd näeme siis? See ei ole servatükk ega nurgatükk ja ma olen kogu aeg väitnud, et see tuleb nagu mingi 2x8 paneelis ja see lõigatakse niimoodi, et kõik tükid on vähemalt servatükid. Ma tunnistan enda eksimust siin ja praegu. See oli nüüd see hetk, kus me päriselt hüppasime sisse sellesse maailma ja asusime uurima, et okei, milline see plaat siis päriselt on? Millised nad on päriselt? Näita meile. See ei ole see, mida sa tahad, eks ju? Ei, see on kõige halvem versioon sellest. See on selline, kus kõik küljed on ära lõigatud. Ehk et jah, see mulle ei meeldib. Mulle meeldib, kui ma saan võtta selle tükkideks ja kõik need pallid on nagu terviklikud pallid, sest nagu ma ei tea, miks ma olen imelik. Kui mõnusat maiust tehases valmistatakse, siis jupid, mis sealt tulevad, on 4 erinevat. Sul on olemas nurgatükk, kus on siis 2 külge lõigatud, 2 külge täis pallikestega. Sul on küljetükk, kus lühike külg on lõikamata. Ülejäänud on lõigatud. Sul on küljetükk, kus pikk külg on lõikamata. Ülejäänud on lõigatud. Ja sul on keskmine tükk, kus on kõik küljed lõigatud. See tähendab, et minimaalselt see plaat, mis on tehases kasutusel, peab olema 3x3, sest see on kõige väiksem plaat, mis annab mulle kõik sellised tükid. Aga see plaat võib olla ka oluliselt suurem. Nüüd, kus me teadsime, millised on kõik need tükid, mida me otsime, siis oli vaja asuda infot korjama. Ja selle jaoks me panime tööle kogu oma meeskonna. Me oleme siin tugevalt 2 kuud vaeva näinud ja iga kord, kui keegi mõnusat maiust kontoris söönud, siis me oleme tõmmanud siia kriipsu ja iga kord, kui sa teed lahti, sa ei võta enne ühtegi ampsu, kui sa tuled ja sa tõmbad kriipsu siia. Ei, saab nurki. Umbes pool aastat, alati kui keegi kontoris või mõnikord kontorist väljaspool mõnusat maiust sõi, siis me märkisime selle ülesse ja me saime päris palju juppe kokku loetud. Nii et veebruaris, selle aasta veebruaris, me otsustasime Raidiga, et meil on üks nädal, kus Rakett 69 saadet ei ole.
ja siis teeme selle video ära. tere tulemast, kallis külaline siin, kes sa oled tulnud meie külla, et vaadata Rakett 69 järjekordset episoodi. Täna ei ole! Mis formaat meil täna on? meil on, ma ei tea, matemaatikatund Raidiga formaat. Me tegime läbi kogu show, kogu video. Me püstitasime hüpoteesi. Mida? 4x5 on see lõigatud. Olgu. On minu pakkumine. Ma jään siia 3x7 juures, siis meil on erinevad pakkumised ka. Nii et ma panen siia kirja siis, et Raidi pakkumine on 3x7. Tegime eksperimendi osa. Eksperimendi osa on tehtud. Ja siis proovisime plaadi suurust välja arvutada. Ja ei õnnestunud. Me ikka ei õnnestunud. 148 on liiga vähe. Nojah, kui arvestad, et meil on 5 või 6 plaadi jagu nagu umbes kokku ja hästi ebaühtlaselt jaotunud. Ja siis ei jäänudki muud midagi üle. Me pidime välja tõmbama trumbi ässa. Ehk et me läksime kohale Rakett 69 fännipäevale. Panime sinna oma laua maha ja tegime lihtsalt järjest mõnusaid maiuseid lahti. Eks nagu sa ütlesid, esimene teadustöö, mida sa kõrvalt vaatad siin. Võtke see pakist välja, võtke enda kätte see lihtsalt puhas komm. Fännipäeval kõik inimesed, kes meie laua juures käisid, said Raidi käest üks-ühele ülevaate sellest, et mis see on, mida me teeme ja millised tükid siis mõnusal maiusel olemas on. Nüüd kommivabrikus tehakse seda kommi, siis tehakse siuke suur plaat valmis ja siis tehakse noaga tšuk. Vaata, meil saab olla siin selline nurgatükk, kus on 2 serva lõikamata. Siis saab olla selline, kus on pikk serv lõikamata, lühike serv lõikamata, see on see tükk, mis on sinu. Siis on, vaata nüüd, see sinu tükk on see, kus on kõik 4 tükki lõigatud siin, eks. Kõigiga vaadati individuaalselt üle, milline tükk on neil. Keskmine. Kõik üle lõigatud, sul on selline tükk. Kas sul on mõni külg lõikamata? Kas sinu poole külg on ka? Siin teine pöörm. Jah, vaata see pool sul. Aga sul vaata on siin see serv on lõikamata, seal on ümmargused pallid niimoodi näha. Ja minu lemmikosa oli see, kuidas nii lapsed kui täiskasvanud tahtsid tulla sellega kaasa. Neil tekkisid oma mõtted, nad tahtsid kaasa arutada. Superlahe. On 2 või? Näite? See ja see. Ja. Aga need... Miks mitte lihtsalt minna sinna Kalevi kommivabrikusse ja vaadata, kui suur see on? Ja see on väga hea küsimus. Ja võib-olla me lõpuks läheme ja küsimegi neilt, et kuulge, kui suur see on? Aga meile tundus, et võib-olla on huvitav, kui me proovime kõigepealt arvutada välja ja siis me vaatame, kas meil oli õigus. Niipidi on 50. Vähemalt 1 tükk, siis ta saab olla meil 4 nurka. Ja siis 1, 2, 3. Räägi mulle, kas sul on oma lemmik mõnusa maiuse tükk? See tükk, mis on mul suus, on kõige lemmikum alati. Ääretükkest ikkagi on kõige parem. Ei, mulle meeldib see nurgatükk, sest seal on seda karamelli kõige rohkem. Ja nüüd olime me lõpuks valmis arvutama. Meil oli väljas siis ka fännipäeval tahvli peal kirjas meie varasemad mõõtmised. Nurgatükke oli meil 28, pika servaga tükke 36, lühikese servaga tükke 51 ja keskmiseid tükke ehk siis küljed, kus on kõik lõiked tehtud, 73. Kõik, kes te tulite Rakett 69 fännipäevale ja eelmistel päevadele ka muidugi, aitäh! Teil oli väga oluline ülesanne süüa ära kõik mõnusad maiused, mis me pakist välja võtsime. Ja kui me need välja võtsime, siis Karoliine vaatas, mis kujuga need on ja mis me tegime selle infoga. Sa kirjutasid ülesse? Ja ma hakkasin tõmbama seal kriipse, need sinised kriipsukesed siin on näha. Ehk siis sellel päeval söödi ära 18 nurgatükki, 21 pika servaga tükki, 36 lühikese servaga tükki ja 58 keskmist tükki. Kui me liidame need kõik kokku, siis meil oli kokku 321 andmepunkti tükki, millest 131 olid keskmised, 87 oli lühikese servaga, 57 pika servaga ja 46 nurgas. Kuidas me nüüd selle info põhjal võiksime välja mõelda, kui suur on see plaat? Hästi kerge. Natukene tuleb matemaatikat teha. Ja see on see, miks sa õpid koolis matemaatikat. Et saada mingisugusel suvalisel hetkel elus vastuseid, mida võib-olla ei ole kuskil kirjas. Me vist proovisime vaadata, et kas kuskil on näha, kuidas mõnusat maiust toodetakse. Ei olnud. Ja me otsustasime, et me ei küsi Kalevi käest ette vastust, sest et no palju huvitavam
on ju kõike seda teha siis, kui sa ei tea vastust. Kui sa tead vastust, siis võib juhtuda, et sa hakkad mingisuguseid mustreid otsima selle vastuse põhjal, mis sa tead ja siis sa nagu, see on halb teadus. Jaa, sa ei suuda olla enam neutraalne. Ja. Selleks, et me saaksime teada, kuidas siis need 321 tükki aitavad meil jõuda sinna, et milline see plaat on. Pane siia võib-olla kohe kirja ka. Nii, ja nüüd, kuidas siis sellele on mõistlik läheneda? Kõige lihtsam ja loogilisem minu jaoks on mõelda niimoodi. Igal plaadil, ükskõik milline plaat, me võime isegi siin Excelis joonistada siukse plaadina, siis igal plaadil on 4 nurka. Siin on siis see ruut siin, see ruut ja see ruut. Ja ükskõik kui suur see mõnusa mõjusa plaat on, siis ikkagi on igal plaadil 4 nurka. Ja kui me nüüd vaatame, palju me oleme nurgatükke söönud, siis me oleme kokku söönud ära 46 nurgatükki. Ja kui me jagame 46 4-ga, siis me saame 11,5. Ehk siis ainult nurkade järgi me oleksime söönud 11,5 plaati. Nüüd, see tähendab seda, et me võime jagada kõik need pika ja lühikese serva numbrid selle plaatide arvuga ja me võiksime ju selle järgi öelda, et okei, järelikult ühe plaadi kohta peaks olema nii palju pikkasid servasid ja nii palju lühikesi servasid. Ühel plaadil servasid, see on siis 57 ja me jagame selle 11,5-ga. 4,95, no peaaegu 5 ja vaatame siis palju neid lühikesi servasid ka oleks. Nii, ühel plaadil peaks siis olema ligikaudu 5 pika servaga tükki ja 7,5 lühikese servaga tükki. No ümardame see 7,5 siis 8. See ümardub sinna poole. See tähendab seda, et kui mul on nüüd plaat ja teen siia kui meil on siin see näiteks sellise kujuga plaat, siis neid pika servaga tükke peaks siis olema meil 5. Plaadi peale kokku. Ja need siin, praegu neid on 4, aga kui plaat oleks võrra suurem, siis neid oleks 6. Ja siit tulebki esimene probleem. Meil peab olema neid tükke paarisarv, mis tähendab, et kui me lihtsalt niimoodi lähenedes saame, et peab olema 5, siis sellist plaati ei saa eksisteerida. Või siis me oleme igalt plaadilt pidanud ühe tükki minema viskama. Proovime mingit muud moodi läheneda. Nüüd see teine loogika on see, et jätame need nurgatükid välja, ja? Et kui me vaatame nagu 2 külje jagu neid tükke, siis need kokku korrutades me saame selle, et kui palju mul keskmisi tükke peab olema. See on nagu suhteliselt tavaline matemaatika ristkülliku pindala. Kui me nüüd neid klotsikesi sööme, siis tegelikult me ei söö ju ainult ühe külje omasid, me sööme mõlema külje omasid. Ma üritan seda lihtsana hoida, aga me peame suhte võtma. Võtame pika ja võtame selle, et mis on pika ja lühikese külje vaheline suhe. Ehk siis kui palju on neid tükke nende tükkide suhtes? Jah. Nii. Iga ühe lühikese kohta on mul plaadi peal 0,66. 66, jah. Pika külge. Jah. Nii. Nüüd me võiks võtta siis selle võrrandi, kus meil on keskmiste tükkide arv võrdub pikad korda lühikesed. Kirjuta see lihtsalt nagu niimoodi võib-olla välja korra sinna. Keskmised. Ma võib-olla paneks lihtsalt ka võrdub. Ühe võrdusmärgi või 2 võrdusmärgi. Me räägime nagu koolimatemaatik või nagu programmeerimisloogi. Olgu. Võrdub lihtsalt. Ka võrdub. Nii, ja nüüd on oluline osa. P jagatud 2-ga. Sest et kogu plaadi mõttes ma võtan ikkagi pooled pikkadest ja pooled lühikestest korda. Eks me paneme näiteks nii. Sulgudesse korda. Ja see tuleb siis sellest, et jah, et see riba korda see annab meile punased, aga meil neid rohelisi ja kollaseid oli siin enne 2 korda rohkem. Ja. Me jagame nad 2-ga. Nii, okei. Nii, ja nüüd me teame, mis on pikkade ja lühikeste suhe. Ehk et siis... Ma kirjutan siis selle ka nagu, et P jagatud L on see asi siin. Ja nüüd me võiksime ühe nendest avaldada. Ma avaldaks siis P, sest see on meil hetkel olemas. Ehk et P võrdub 0,60 ja whatever sealt edasi on L-i. Ja siis ma panen selle sinna sisse. Ootame, see on keeruline, et kuidas see on avaldus, sest see on nende 2 jagamine. Ma mõtlengi, et nüüd me peaks siis avaldama. Okei. Kuna P jagatud L andis selle, siis me teame, et... Ja nüüd pane sinna see, et...
nii, see on siis teada ja siit me proovime nüüd avaldada P. Ei, nüüd meil on P on avaldatud, nüüd me paneme ta sinna sisse. Okei, nüüd me paneme selle siia sisse. Jah. Kirjutan siia kohta. Jah. K võrdub P jagatud ka, jah, see nüüd tulebki avaldus sisse. 0,655 Korda L jagatud 2-ga korda L jagatud 2-ga. Ja nüüd me võiks ta võtta nagu lahti, ehk et me saame see... Viime ühisele muru nimetajale. Jah, ja et me saame siis 0,655 jagatud 4-ga korda L ruudus. Korda L ma panen praegu. Jagatud 4-ga. Nii. Ehk siis me tahaks teada, palju keskmisi on ühel plaadil. Jah. Olgu. Ja me kasutame seda sama 11,5 või me kasutame siin mingisugust suvalist numbrit praegu kasutame 11,5. Olgu. Ehk siis ühel plaadil keskmisi. Ja see oleks siis sisuliselt see on, kas ma tähistan seda väikese K-ga? Jah, ja nüüd siis, kui nüüd me tegelikult tahaksime sellest ülemisest asjast avaldada L-i ja siis panna selle K sinna sisse. Ja et välja arvutada siis see nagu, tegelikult võib-olla siis seal ka peaks olema väike L. No praegu siin on suur. Jah, aga see peaks olema väike L. Aga kas me võime, põhimõtteliselt see võrrand jääb samaks, kui me võtame nagu ühe plaadi kohta? Jah, see on, okei, see ongi juba selle kohta. See ongi ühe plaadi, jah. Siis see on halb siin. Ei, see alles olla, need ülemised lihtsalt muuda ära. Ja aga kui ma nüüd muudan neid tagasi, siis kõik, mis eelmine läheb sassi. Olgu, no siis muudame... Ma võtaks praegu selle ära lihtsalt. Ma võtan siis tähis eest ära ja me läheme siit edasi. Ja. Nii. Nüüd me avaldame siit L-i, jah? Jah. See on L võrdub. Ma lähen järjest võib. Olgu. Ja nüüd ma saan, et L võrdub. Ma kirjutan välja siia Excelina siis nagu ruutjuure. Tegelikult peaksid see sinna ette panema, aga pluss-miinus, aga kuna meil ei saa olla neid lühikese servaga tükke negatiivne arv, siis me jätame selle ära. Aga matemaatikas tegelikult tuleks panna. Nii, okei. L on avaldatud. Ja nüüd me paneme siis siia sisse... Selle K jagatud 11,5. Ehk siis ühe plaadi keskmised tükid paneme numbriliselt sisse ja vaatame, mis me saame L-iks. Jah. Nii. Teen eraldi... Ma lähen kirin alla poole, me läheme natuke kaduma. See on siis L ühel plaadil. On. Ma panen võrdusmärka hästi, aga kohe just ei alutab seda. 4 korda see jagatud see nii, sulud kinni. Jagamine sellega on ka veel. Jagatud. Ei, see peab ka selle square root'u sees olema. Korrutamise. Meil square root'i need sulud juba. Jah, vabandust. Jagatud 0,655. Pane see pikk sealt võtta, see suhe. Et ära kirjuta 0,655 pane. Joo. Nii. Ehk et siis meil peaks olema sisuliselt lühikesi tükke 8,3 ühel plaadil. Jätame praegu sinna, arvutame selle P ka välja. Ja P me saame lihtsalt juba arvutada, sest meil on teada see suhe, eks ole, miks me korrutame need oma vahel. Nii, ühel plaadil, aga siis võtame selle ühe külje kohta. Ma liigutan need vasakule või siis läheb segaseks. Võid liigutada. Sest need tulevad tegelikult siit. No, aga liiguta lihtsalt siis või natukene. Jah. Võin ka siia panna just jagad 2-ga.
no jah, pane jagad ka. Nagu see on siis see, et mis on meil ühe külje peal, neid lühikesi, ühe külje peal pikki. No. Ehk et me saame, et meil on ühe külje kohta 4 lühikest ja 3 pikka. Jah, selle ümardame 3, selle ümardame 4. Ja. Ja nüüd on oluline osa, et sealt nüüd neid nurgatükke ei ole, ehk et siis me peame mõlemal juhul lisama nagu 2 juurde. No, et vaata, need on ainult nüüd roheline ja kollane praegu. Saad aru? Plaadi jagunemise mõttes. Okei, selge. Ehk siis meil peab olema sellel siin peab olema niimoodi. Jah. Ma liigutan selle sealt tagasi. Ja neid peab olema vähem. 1, 2, 3, 4. Jah, ehk et me saame sisuliselt, et ta tuleks selline 3 pika küljega, 4 lühikese küljega, nurgatükid ja keskmised tükid seal sees. Ja kui see on nüüd nagu, sa vaata alustasid, et sa mõõtsid üle, see on lühike külg 5, pikk külg 8. Kui sa nüüd arvutad selle siia sisse, siis see plaat on 30 × 40 sentimeetrit. Mis on päris ilus number? See on nagu selline ilus trei suurus, kandiku katab ilusti ära. Jah. Ja no see ligikaudne pakkumine, mis me siis oskame teha nende andmete põhjal. Me oleme väga palju teinud siin lihtsustusi ja ümardamisi ja võib-olla te panite tähele ka mõnda kohta, kus te tahaksite vaielda, et no päris niimoodi ei saa. Aga siis pange siia alla kommentaaritesse kirja. Kui tahate pikem analüüsi teha, siis saatke meilile. Ja me jääme täna siia siis selle juurde, et see plaat on 5 × 6 tükki. Me tegime oma arvutused suurte ümardustega, aga sellegipoolest me piirdume nendega. Meie arvutused ütlesid, et see on 5 × 6 plaat. Ja me kirjutasime Kalevile, et hei, me teeme sellist videot. Mis päris vastus on? Saad aru või? Saad aru või? Kas sa näed seda või? Kas sa näed seda või? Saad aru, et asi, mida me oleme aasta aega teinud. See sai lahenduse, me saime vastuse. Ja meie vastus oli õige. Yeah! Tahad kommi nüüd või? Meil ei ole vist. See tundub küll siuke nagu ära seda vaata. Üldse ei alustanud hommikut sellega. Aga see tundub täpselt nagu, et saad aru või? Kõik joon all. Joon all. Mida me nüüd teeme oma eluga? Kas sa oled söönud kasekese kommi? See tundub nagu mingi ekstruuded asi, mis on nagu... Ja sellega ongi läbi meie aastane retk magusas matemaatikas. Ja me saame nüüd lõpuks magada. Kui teil jääb silma mingisuguseid küsimusi, et huvitav, kuidas see töötab, siis andke meile teada. Meil sai just üks aastane projekt läbi ja ega loodus tühja kohta ei salli. Ja nagu ikka, püsige uudishimulikud ja küsige, miks.